Täna näitame ühte nippi, kuidas saab Google Adsis teha terve hunniku reklaame korraga. See on ainult üks asi, mida saab teha Google Ads editoris niimoodi, et saad oma aega säästa. Ja vaatamegi, kuidas see siis käib. Oletame, et teil on kampaania, reklaamirühm ja siis seal on, tahate teha 10 erinevat reklaami. Kui te nüüd teeksite neid ükshaaval, siis peaksite kõigepealt siia sisestama kõigepealt siis URL-i, kuhu ta tahate suunata inimesi, siis panete siit headline'i, siis panete siit teise pealkirja, mul on need juba siin valmis tehtud, siis panete siit kolmanda ja siis võtate siit selle kirjelduse, panete siit selle sisse, siis võtate teise kirjelduse, panete siit selle sisse, siis võtate veel selle path 1 reklaamist, panete siia sisse, siis võtate path 2, panete siia ja siit juba tuligi ilusti üks reklaam välja. Aga seda kõike saab ka natukene lihtsamalt teha, et kui te nüüd tahaksite 10 sellist reklaami teha, siis te peaksite 10 korda seda sama asja tegema. Aga näiteks, kui teil on Excelis see kõik olemas, siin on ütleme see märksõna, mis on teie jaoks kõige olulisem, tahate seda ka pealkirja panna, siis saate siit võtta reklaamid ja õigemini me saame isegi siit niimoodi teha, et tõmbame siit selle teksti siit alla. Meil on nüüd olemas 9 reklaami. Me kopeerime siit kogu selle jutu. Lähme Google Ads editori, paneme siia reklaamidesse, make multiple changes, copy paste ja process finish your review. Ja nüüd meil on olemas siin ka juba uus kampaania, et isegi seda kampaania tegemise oleks saanud siin ära teha. Siin on olemas kõik need reklaamid ilusti olemas selles, mis te tegite. Ja õigemini, need on siis need. Ja ongi kõik, nüüd panete selle kampaaniasse ülesse, keep, post ja ongi loodud üks kampaania 10 reklaamiga. Mitte, et need 10 reklaami alati peaks tegema, tänapäeval responsive ad'id juba teevad selle töö osaliselt teie eest ära, aga seal samas editoris saate teha ka igast muid asju niimoodi, et saate korraga hulgi asju ära tehtud ilma, et neid peaks ükshaaval tegema. Nii, ja üks asi veel, mida näidata, mida osad teist võib-olla teavad, võib-olla ja osad ei tea ka, et kui te olete siin märksõnade juures ja siit võtate tulbad, siis saate kohendada neid tulpasid ja valida endale erinevad mõõdikud siit välja, mida te tahate jälgida. Üks asi, mida tasuks kindlasti vaadata, on näiteks quality score. Igale märksõnale pannakse selline 1-10 mõõdik Google'i poolt, et kui on 10, see on väga hea, kui on 1, siis on väga halb ja reklaame ei näidata. Siin saate valida näiteks siis ära kõik need, mis kvaliteedi skoori mõjutavad, kas kui hea click-through rate teil on, mis on maandumislehe kogemus ja mis on siis reklaami kogemus kasutajale. Et need on 3 sellist põhilist asja, mida Google vaatab ja saate vaadata, et milline neist on hea, milline neist on halb, milline neist on väga hea ja mõelda siis, kuidas selle reklaami jaoks seda konkreetset kogemust parandada. Et mida odavam teil see quality score, mida kõrgem teil quality score on, seda odavam ongi teie kliki-hind ka. Ja esimeses koolituses just räägimegi seda, et kuidas saaks kampaaniat tehtud niimoodi, et teil oleks võimalikult hea algus, võimalikult kõrged quality score'id, et saaksite võimalikult heade tulemustega edasi minna. Ja kui teil kampaania juba käib, siis üks asi, mida soovitan ka vaadata, et on nii-öelda konkurentsimõõdikud, et kuidas teil on
teie nii-öelda impression share, et kui mitu näitamiste osakaal, et kui mitu korda on teie reklaame näidatud kõikidest võimalikest. Et tihti kuulen, et öeldakse, et aga mul juba Google'i kampaania käib, see on tehtud, aga see ei ole selline asi, mis on nüüd linnukega kirjas, et nüüd on tehtud, vaid seda saab teha väga halvasti, keskmiselt, okeilt või väga hästi. Ja näiteks competitive metrics'ite alt saate näha, et kui tihti teie reklaami üldse näidatakse, et võib-olla teil reklaam on küll üleval, aga seda näidatakse ainult 10% kordadest, et iga 10 inimene, kes otsib teie sõnu, näeb ainult teie reklaame. Samamoodi näete siin ära, et kui tihti teie reklaamid olid täiesti topis, ehk siis 4 esimese positsiooni hulgas või ka absoluut topis, ehk siis täiesti esimesel kohal Google'i otsingu tulemustes. Ja sellest ja paljust muust räägimegi esimesel koolitusel.